küsin tänased 3 kaarti, valige sama kaarti, soovige oma soovi, küsige oma küsimus või küsimuse ning kuulake, mis kaartidel teile öelda on. Esimene kaart tänasesse päeva on meil müntide 3. Müntide 3 tähendab meisterlikkust, oskusi, tähendab tööd. Võimalik on, et tõstate oma kvalifikatsiooni, kuid samas see kaart võib ka näidata seda, et võib-olla te ise olete kellelegi juhendajaks või õpetajaks. Päevakaardina võib tähendada seda, et ärge sekkuge teiste inimeste asjadesse, igaüks tehke oma tööd nii, nagu teie oskate ja teete. Ainult sel juhul projekt õnnestub. Ärge segage ennast teiste inimeste töösse, teiste inimeste asjadesse. Vihja, kui on võimalus õppida midagi erialaselt või saada uusi teadmisi, tehke seda, mis tuleb teile kasuks. Kaart number 2. Keisrinna. Keisrinna on naisterahvas, kes armastab luksust, armastab mugavust, kes on harjunud väga hea elu järgi, see võib olla teie ülemus, kuid samamoodi võib see ka olla teie, see võib ka sümboliseerida emadust, võib-olla isegi rasedust ja see kaart sümboliseerib enesearmastust, koduarmastust. Kui me räägime tööalaselt, siis on midagi väga-väga naiselikku sellist ametit. Ja kaart number 3 on maailm. Maailm on kõik, mis on maailm rahvusvaheline, see võib tähendada millegagi rahu tegemist. Lihtsalt käega löömist ja ütlesite kuhugi maale, kus ütlete, aitab küll. Vahest arva kuninganna võib ka tähendada ema. Ja kui me siin vaatame neid 3 kaarti, siis see võib tähendada rahvusvahelist töökohta või rahvusvahelist projekti. See võib ka tähendada, et võib-olla te rahvusvaheliselt õpite veel midagi juurde professionaalilt. Või siis mõlemad need kaardid tegelikult näitavad kingitusi ja maailm on selline kaart, mis annab kingitusi selle eest, et te olete olemas. See on see, et manifesteerige universum annab teile. Samamoodi siin on enesearmastus, et ärge nõudke endalt liiga palju. Sellised kaardid tänasesse päeva, kirjutage, kuidas nad teile välja mängisid ja homsete kaartidega näeme juba homme.